ja viimane ring on. Nii ja Jaanus Altoja, tema saab kohe 98 ringi joostud, nii et ei ole see finiš enam ka Jaanusele mägede taga. Tubli, pinguta lõpuni hästi. 8 ringi, väga tubli. Nii, aplaus tuleb Meelis Adanen finišisse 2.39 numbriga. Nii kõva on siis mehe isiklik rekord nagu 2.39 omal ajal joostud ja on 7. mehena täna siis finišis. Ega ta kerge ei olnud, aga läbi ta sai. Ja need 7 mees, kes siis praeguseks lõpetanud, palume siis ka kohe autasustamisele, mis hetke pärast algab. Te olete vist valmis juba? 4 ringi! Need on siis võitja German Terekov, teine koht Aleksander Toots, 3. koht Aivar Luut, 4. koht Aleksander Vassiagin, 5. koht Ralli Orel, 6. koht David Artunjan ja 7. koht praegu lõpetanud Meelis Adanen, kelle finiši ajaks tuli siis 40.51. Tubli. Ja kui ma vaatan, et ma kartsin, et ma ei jõua kontrollaega. Ma käisin enne tüdrukutel küsimas, mis saab. Praegu olen jumala üllatud. 20 minutit. No jumala hea, jah, sest Sakus jooksin 4.22. No ütleme, et lõpus lasin mõned minutit jalasirgu. Ma olen väga järgi. Lõpus saaks natuke jahedamaks ka vist oli natuke. See mulle mõjub kohe, mul ei ole suur kärg. Ja, andis kohe juurde. Vormi ei ole ega siis. 22.02. See läbimärgus oli kohe alguses siigistamise pealt puhtalt või? Mitte kastmise pealt? Okei. Ma mõtlesin, et siin palju kasta sai. Ei, ma olen eluaeg selline. Poos. 40.51 täna. Ja üldse ta selle aasta parim on Meelisel 3.53.42 joostud lai keskel Haapsalus. Ja 7 maratoni siis tänaseks sel aastal tal joostud ja üldse elu jooksul nii aukartust äratav number nagu 139 maratoni siis praeguseks mehe kontos täna oli seal 40. tehke järgi. Et mina olen jah leidnud sellest oma elupinge nagu maha laadi, et sporti tehes see mõjub hästi ja maraton on üks neid võimalusi, kus sa saad nii, kui kõik on valmis, siis alustame autasustamisega. Aga aastatega läheb see mõnu suudemaks ja tuleb kannatusi juurde. Ei, ma ütleks nii, et tuleb oma võimeid teada ja ta on ikka, ta muutub teistsuguseks, et kui noor olin, teda on nagu tänases kontekstis imelik öelda, nii, palume asjaosaliselt siis siia. Ei jõua, et lihtsalt käivad ise. German Terekov, Aleksander Toots, Aivar Luut, Aleksander Vassiagin, Ralli Orel, mõttetu koostasin ja katkestasin, see oli esimene ja ainuke maraton katkestada. Ülejäänud korrad olen ikka aru saanud, et nagu et selles ei ole küsimus. Nooren oli nagu naudingu üks osa ka see, et said endast kõik välja anda. Viimase välja panna läbi ja võib-olla said ka isikliku rekordi väga hea tulemusse või Eesti tasemel esikümne kohal seal Eesti võistlustel. Aga nüüd ma olen õppinud sellest naudingut võtma, et nagu tänagi, kui ma päris viimase välja ei panegi, tead, et nädala lõpus on järgmine maraton ja siis mõnul, et naudid seda, et korraldad
naudime seda, et korraldada on suurepärase ürituse neid seltskonnaga koos. See on, ma ütlen, et seda on sõnadega raske kirjeldada, et kes ise jookseb või ise osaleb mingil spordivõistlusel, siis see saab aru. Kes ei loeb, kes tema mõtleb, et tegelikult riigid, mis nad räägivad. Aga täna ikka raske. Mis ta arvis? Täna ausalt ütleb mul see talv ei ole. Ja trauma tõttu tervist. Nii, Aleksander on siin lähedal. See aasta, täna ma tavaliselt selleks aastast paarteist maratoni, täna on selle aasta 7. Ajad on väga nadid ja kõik see nagu avaldab mõju. Ei, tulebki teada oma taset, natuke välja jooksed ühtlasel. Täpselt jah, et see frustreeriks ilmselt siis, kui oleks nagu tipu. Ma olen nooluses, mitte tippsportlane, aga ütleme eesmärgiks seatud tulemust. Ja siis ma tean küll, mis tähendab, kui sa oled kuu aega vigastuse tõttu väljas ja siis lähed võistlusele ja siis ei tule kõik nii nagu tahaks. Aga see on teine asi, täna on ikkagi mõnu. Kõik on kuulda ulatuses, aga ei reageeri. Esimene kogemus ja ütlen ausalt, et see mind siia meelitaski. Tuleb muidugi pihta hakata, aga heas mõttes spordifanaatik ja ma olin täiesti veendunud, et siin on hea üritus. Kahjuks eelmine aasta ma pidin olema selle töösõidus ja ega tänagi ma tulin otse lennult ja pidin hommikul väljapool seda Eestit tulema ja siis otse reisilt tulles tulin siia, aga ei petnud ootus. Kas meil videomees on ka olemas? Meelis. Tore. Läheb, Meelis, lähme. Kas ma pean sinna minema? Jah, just taudus. Kohe tuleb. Mees tuleb. Jah, ja tuleb ka Meelis. Nii, korras, jah. Aga siis tippmaraton, mis osaliselt veel käib. Neil jääb 2 vist jälle. Nendel jääb veel jah 2. Ehk siis kohe saab joostud 84 kilomeetrit. Üldse täna need mehed, kes just rohelisest mööda jooksid, on teist korda täna maratoni jooksmas, nagu on korduvalt saanud öelda. Aga siis 7. koht, Meelis Adanen, ära mine ära, aeg 4:10:51. Aplaus Meelisele tubli jooksu eest. Ütled, seal on sotsiaaldemokraat Rene Kundla väike üllatus. Ja Rene Kundla, kes kuulub sotsiaaldemokraatliku erakonda, on isiklikult selle koti komplekteerinud sinule mõeldes. Väike nänn peaks sees olema. Aga jah, eks sa pärast saad. Teeme. Eks sa pärast saad vaadata, mis see on kõigil. See on kõigil, jah. Nii, 6. koht siis ajaga 3:58:09 David Arut Junjan. Viies koht Randi Orel. Aeg on 3:57:22. Neljas koht, elu esimene maraton ja aeg selline nagu 3:55:35. Aleksander Vassiagin. Seda ei ole, ta esindaja. Naine tuleb. Väga hea. Ma olen siin. Mati, mis seda? Tule. Tule. Ja 3. koht, samuti mees, kes täna juba 2 korda maratoni jooksnud ja teise neist lausa jooksis ennast 3:49:31 aeg, Aivar Luud. Nii ja vaatame, et rajal on veel jooksjaid. Hetkel, kui Priit Valk, Tõnis Tali ja Ragnar Virma, aplaus neile, lähevad kohe viimasele ringile. Aga sellega veel ei piirdu, sest nad on lubanud ka minna veel öisele maratonile samuti jooksma, nii et vaatame siis, kuidas see välja kukub. Aivar, kas sina stardid, nagu sa üles oled antud?
jah. Poole tunni pärast, päriselt ka. Jah. Vaadake, kus on mees. Praegu seisab siin vaevalt pool tundi tagasi lõpetanuna ja poole tunni pärast on juba rivis tagasi. Jah, tubli Aivar. Kuigi tubli on selles olukorras väga nigel sõna, aga olgu ta siis niimoodi. Teine koht Aleksander Toots, ajaga 3:32:13. Ja Aleksander oli siis mees, kes terve jooksu vältel hoidis teist kohta hammastega kinni ja hiljuti just jalakrampidega kinni. Jalakrampidega jah, aga ära ta tuli, et 10 päeva tagasi siis mees jooksis oma isikliku rekordi ja täna siis taas väga kõva jooks. Ja tippmaratoni võitja täna staadioni maratonil ajaga 3:06:43 German Terechov. Uue staadioni maratonide Eesti tipptulemusega. Jah, eelmine aasta tema võiduaeg oli 3:16 midagi, nii et 10 minutiga parandas ja oma isiklikule, päris isiklikule tippmargile jäi ta alla ainult 6 minutit, kusjuures ta oli täiesti isikliku rekordi graafikus veel mõnda aega, aga lõpp ütles ka mees, et lõpp läks raskeks, et enam ei saanud, aga sellegi poolest väga super aeg ja lubas treenida, et järgmine aasta võtab selle asja uuesti tõsiselt kätte. German! Nii ja naeratage. Te satute kohe filmi ja pildi peale. Nii ja lähevad finiša. Samas kui võivad kohe tulla meie rohekolmik Ragnar Virma, Priit Valk ja Tõnis Tali saavad maha oma tänase teise maratoniga. Ja aplaus teile. Jah, õige kommentaar raja äärest, et ei ole mõtet maha tullagi, et pange kohe edasi, et starti enam palju aega pole jäänud. Igal on suurepärane üritus. Aitäh, et tulite. Aitäh, suurepärane üritus. Tore, aitäh teile. Nii, aga poisid, tulge kohe siia. Ragnar, Priit ja Tõnis. Me anname teile medalid ka kaela. Me läheme sinna. Tullakse, muidugi. Ei, nad tulevad ise. Ei, nad tulevad. Las tulevad rahva ette. Tulge. Tulevad. Kas ma pean korraga kohe? Nii ja nüüdseks jäänud meil veel Jaanus Alto ja Kohalik parim, Iisaku parim. Kohalik parim, jah. Iisaku parim maratoonar. Nii et Iisaku inimesed, vaadake, milline mees teil siin külas elab. Nii. Jaanusel siis 102 ringi läbitud. Nii. Ja 2,5 veel. Nii. Nii. Jaak. Tõmme ära. Nii. Nii. Ei pea ronima. Ei pea kuhugi ronima. Nii, ametlikud siis, kuigi teil on üks aeg ja ma ei tea. Ei, meil ei olegi medali. Ei, ma ei hakkagi, jah. Ühtis järgi pane, kes seal on. Ma saan ka selle muidugi võtta, aga hea küll, Ragnar Virma, ütleme siis demokraatlikult 8-10 koht. Priit Valk, sama tulemus. Veel saia. Aeg 4:21:27. Jõuate enne järgmist starti ja ära süüa sai. Kõige tähtsam küsimus, mis saab öömaratonist? Vaatame, pool tundi on aega, ma ei tea. Aga pigem ei või pigem jaa? Pigem jaa. No näete, aga sama vastus ilmselt. No jaa, pigem jah. Pigem jaa. Kindlasti, näete, vaadake, mis mehed. Ja jäi meil Tõnis Tali veel. Sama ajaga 4:21:27. Küsiks viimase panen võidu peale, kes lõpuks ära kella. Jah, et kui
kui siiamaani olid sellised nii-öelda sörkjooksud enam-vähem, kas siis viimane maraton läheb täiega ja võidu peale? Elu parim. Elu parim, jah. Et praegu on 3.26 on isiklik, jah? 3.24, jah, pole probleemi. Just. Et saame näha siis õige varsti. Palju jääb? Nii, ja Jaanus Altojal on veel, kus tema on üldse? Seal taga. Seal taga, siis tal on veel vähem kui 2 ringi. Numbri peal on kirjas. Palju? Jah, palju oli.